Aeg on üks kõige väärtuslikumaid ressursse, mis meile antud on, kuid samas ka üks kõige enam väärkasutatud asju maailmas. Tsitaat: aeg on see, mida me kõige rohkem tahame, kuid mida me kõige halvemini kasutame, viitab paradoksile, millega enamik inimesi oma igapäevaelus silmitsi seisab. Kuigi me ihaldame aega, eriti kui see hakkab otsa saama, kipume sageli raiskama oma väärtuslikke hetki tegevustele, mis ei ole meie tõeliste eesmärkide ja unistuste saavutamiseks olulised. Aega ei saa osta ega müüa ega tagasi saada. Iga päev algab uuesti ja annab meile täpselt 24 tundi. Ei rohkem ega vähem. See on universaalne ressurss, mis on kättesaadav igale inimesele, sõltumata vanusest, soost, rahvusest või rikkusest, kuid samas on see ressurss ka kõige kaduvam. Kui raha saab teenida ja kulutada, siis kaotatud aega ei saa tagasi tuua. See muudab aja kasutamise mõistlikult ja eesmärgipäraselt meie elu üheks suurimaks väljakutseks. Paljud meist soovivad rohkem aega, et täita oma unistusi, veeta aega oma lähedastega või lihtsalt puhata ja nautida elu, kuid tihti leiame end tegevustest, mis ei anna meile tõelist rahuldust või tähendust. Sotsiaalmeedia kerimine, mõttetu televiisori vaatamine või muud tegevused, mis tunduvad hetkel huvitavad, kuid millel puudub pikaajaline väärtus. Need on kõik näited aja ebaefektiivsest kasutamisest. See näitab, et kuigi me soovime rohkem aega, siis me ei pruugi alati osata seda kõige paremini kasutada. Üks peamisi põhjuseid, miks me oma aega sageli ebaefektiivselt kasutame, on see, et meil puudub selge arusaam oma prioriteetidest. Kui me ei tea, mis on meie elus tõeliselt oluline, on lihtne lasta end kaasa haarata tühistest ja ebaolulistest tegevustest. Selle asemel, et keskenduda sellele, mis meid õnnelikuks teeb või meid meie eesmärkidele lähemale viib, pühendame oma aega ja energiat asjadele, mis tegelikult ei oma meie jaoks suurt tähendust. Teine oluline põhjus on planeerimise ja enesedistsipliini puudumine. Aja tõhusaks kasutamiseks on oluline luua plaan ja sellele kindlaks jääda. Ning ei, see ei tähenda seda, et iga minut peab olema täpselt planeeritud, kuid selge suund ja eesmärkide seadmine aitab vältida aja raiskamist. Samuti aitab enesedistsipliin hoida meid õigel teel, isegi kui kiusatused ja segajad püüavad meie tähelepanu kõrvale juhtida. Lisaks sellele, et aeg on ressurss, mida me sageli halvasti kasutame, on see ka midagi, mis võimaldab meil kasvada ja areneda. Aeg annab meile võimaluse õppida, kogeda ja leida oma tõelist mina. Kui me õpime oma aega paremini kasutama, avame endale uusi võimalusi ja perspektiive. Meie elu muutub rahuldust pakkuvamaks ja tähenduslikumaks, kui suudame oma aega kasutada viisil, mis toetab meie isiklikku ja professionaalset arengut. Lõpuks, kui me suudame mõista aja tõelist väärtust ja kasutada seda targalt, saame me elada täisväärtuslikumat elu. Aeg on piiratud ja see on üks väheseid asju, mida me kunagi tagasi ei saa. Seetõttu on oluline mõelda hoolikalt, kuidas me seda kasutame. Aeg on kingitus, mida me kõige rohkem tahame, kuid kui me ei ole ettevaatlikud, võime me selle lihtsalt ära raisata. Nii et väärtustagem aega ja kasutagem seda parimal võimalikul viisil, sest iga hetk on oluline ja viimane hetk on teadmata. Aitäh ja peatse kuulmiseni!